videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 109. Oll võrokeele nätal ja siis ma mõtligi, et ma saate alguse tii võrokeelen, sest nii kui te olete trehvenu nägema, sest kui saate lõppu jätta, siis ta või nagu üldse välja jääda, sest kui ma jää väga pikalt kõnelema, või juhtu nii. Ja ma alustan see väiku mõttetüüga. Määnest piirakut saa suurembas lõigada. No, et on piirak, kõik tahtva. Anuke tahtva ole inimesegi ja mõistva jaka ja mõtelda ja ratsionaalselt mõtelda. Neil on maa ja mu ahnus ja määnsegi muu protsessi, mida mi pruugi üldse mõistagi, sest inimesed, kuna läva väega saan see piiraku usu peal siis inimene seal jääs nagu tsillokases seen. Ja määnest piirakut saa suurembas lõigada, õige vastus on valitsuse piirakut. Meil oli siin Võro liinan abilinnapääd ja no ei saada piirakut jaatus. Tuli lõigata suurembas ja siis saimigi 3 liinapääd. Kas neil on rahva poolt säänest mandaati ja ma kaiega neid nii ütelda hääle saak, oleina inimesegi ja piassi olema nii korge kotuse peal, aga hää küll piirakumaagia. Ja nii mi lähemisses edasi, et sotsid taidlase edasi ja sini kõllat see juhtva edasi. Ja kui säänselt kiäkin hakkas määnest kera ettevõtet ajama, nii kui meil valitsus ja omavalitsuse ajava taat juhtmist, kui juhti eraettevõtet niimoodi, sest ta oles kipõste kraavin. Aga siin oli mõistusega midagi tegemist, importkäsu vaja täüta. Ja aga hästi, see kibu algus. Kibudat viil. Ma kõnelidad fotosaagat, kuis Võro linn kinkse üte pildi tasuta ja siis pärast tuli välja, et ta üte pildi tasu oli ta käitlustasu, mis tähend, et kui sa telset 4 pilti, siis sa massid X4. X250 ega pildi eest ja lõpus, kui sai pildid kätte, sest seal oli isegi ümbrigu pääl kiren, et mille eest sa massad 4 pilti, tükühind 250, summa 10 eurot. Nii et jah, kinksemi. Meil on nii hää liin. Aga no ma saan siin nagu väiku asja kertumise hädeldatud 250 umba asi, mille kallal nii palju eetri aigu raisada. Asi on printsiibin, kui nii väikuisi asju kotsile mähitas, tuu häire. Sest ma tiia, ma olen esisel nännu ju oma silma, kus volikogun asju aetas, mähitas ka suurte asju kotsile. Ja aga hästi, ma lõppuda saan see kibõduse ja kui sa ei näe, mis on hästi. Tieti, no asja, mis teetas hästi, ma näen, et nüüd teetas hästi õnne tuu jaos, et minnes läbi, kuhu suunan mi suuren pildil liigumi. Ja kuna näil inemisil puudus egasugune esihinde kriitika, siis kiäki pead ju kritiseerima, andma säänest nagu adekvaatset tagasisidet. Nii et võtke häs. Aga nüüd millegi ilusamano oli siis ta samune võrokeele nätal. Ja olgugi, et igasuguse tähtpäeva ja nädele ma tunne, et mille ei võinu siis olulitse asja kõik aega olulitse olla, on ju. Aga kui nädali joosul saan see erilitse ürituse ja sündmuse, sest ma tunne, et on säänest nagu kandvust iks mano. Ja näituses Võrokesi vanemide kogu kõrvalt seminari võrokeele tunnustamisest. Ma esies saa väga palju abis olla. Aga kohal eks lätsi ja kuunolekil osali ja nii edasi. Ja kotuse peal ma saa ka kõike kullelda, sest Georgol üten ja määnsengi konteksten ta latse helü, on suur saal, väga hää ja oluline jutt ja siis kiäki saalist ütles sekke midagi. Ta es ole isegi väga vali või es nutta, es ole pahan tujun. Talle miildus ja ta teks aega, et määnsidki huikit ja siis ma võtse lätsi taaga lihtsalt usse taad, et kulla, mis usse takast nii palju, kui sa kullelda.
Ja kui ta magama jäi, siis ma lätse tagasi. Ja nii äge, säni nagu hää tunne oli, et lats magas su rinna peal ja su iin kõnelas kiäki latkali keelen ja kiäki tõlkta keele sõs võro kiilde. Et säne nagu, kus ma ütle, harukordne võimalus kullelda latkali keelt ja sõs kullelda, kus ta tõlgitas võro keelde. Mõlempa see on see väga pututava keele mujos. Ja siis ta latsakene magas rõnna peal ja siis kuulas tuud kõike. Ja mu heng helisi ta ilo peale ja ma arvan, et Georg võtsa ka sealt midagi hindega üten. Ja Lõuna-Eesti Postimees teks kokkuvõtva artikli. Vene hirm nullib ära Lõuna-Eesti keele väljavaated keeleks saada. Ta hirm on täiesti asjalda. Seal Mansengi jaanul ka paneelarutlusel ta siis võeti jutus. Ja seal arutlusel tuli kenasti välja, et ta on täiesti alosetu hirm. Ja vene kiil on võõrkiil. Ta mitte kuigi muudu ei saa sammu alusside peale küsis siis hindele keele staatust. Ta on võõrkiil, me kõneleme põlitsest keelest. Ja ta on sääne nagu pümme ull hirm. Ja siis ma mõtlen, et no nii ulli ei saa ju kõige targempa olla. Siis ma mõtlen, äkki on sealt takan nagu määnegi muu hirm. Ja siis toodi ka välja, kus asocias nagu eesti keel nõrgambas ja gimnaasiumil seal on iksu aja, et eesti keel oleks tukev ja me ei ole katskeelitsest kotost. Ja ma tiia oma kogemuse pealt ja ma tiia ka teedusmaailma poole pealt, teedusilma poole pealt, et katskeeline kodu mõos aju arengule väga hästi. Ja nüüd kui mõtelda, et mitte õnne, et mi aju siis arenes väga hästi, vaid, ja too peabki olema nagu, et kotond, sul või ka olla koolina algusest peale, et on eesti kiil, võro kiil. Ja ta mõos ajule hästi ja seal on ka tuu puul, et ta kiil on niivõrd tugeva väega, et kasvase see eneseteedliku tugeva inemise, nii et ta hästi toimiv aju, tugeva eneseteedmisega inemise, ma arvan, et sääl on nagu tuu hirm, mitte vindlase. Ja nii on, ma arva, ta on kõik muu arvamus ju. Seminari lõpetuses kuuleldi Liivi laulja ja rahvamuusika Julgis Talte, kohalik Jaapo Ilvese ja Jan Rahmani muusikat ja mulle ta muusika peale tuli Ivan Miilder jää. Kas siis selle maakeel laulu tules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida? Kristjan Jaak Peterson, Kuu. Kas siis selle maakeel laulu tules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida? Ja eks ta ongi mi hinded ette. Oma maad kiilt põlvest põlve kestmist peamiks esihoitma. Mitte nii, et andke meile ta staatus ja see on hästi. Kui me esiki peale ta staatuse saamist ei hoia ta kiilt maad, siis ei hoia oma latsi ta ria peal, kus on elle, nii et sa oled sa tiied, kes sa olt, ei lähe ta ilma ulluisiga kaasa, ütlen, et too miks mi hinded ette. Ja ta tiipääl me pead mõistma, kia omava periselt mi vainlase, kia periselt tahtva meid õõnusta, häüta. Kas na vainlase üldse asus väljaspool mi riigi piiri? Jah, esik omavalitsuse piiri. Kas na omava kuskil mujal? Või on nii, et vainlane on mujal, a näide tüüriista omava mi keskel? Ja tegeva ilo asju, et me ei saasi arvu kohe meid sihitas. Ja võtke siis, hoidke oma meele valla, et näete ja tunneta, mis mi ümbre toimus. Ja üks selliseid peenemaid võtteid on igasugused hoolivuskampaaniad. Et jah, näiteks perekond. Nüüd me hoolime nii väga, et lapsel võib olla ka 2 isa, sest isa on ju nii oluline. Miks ei võiks tal olla 2 isa? Ja miks ei võiks siis ebaseaduslikku surrogaatvanemlust siis
propageerida meie rahvusringhääling, on ju. Ma ei tea, võib-olla sellepärast, et karistusseadustikkus on selgelt kirjas paragrahv 132 ebaseaduslik asendusemadus võõra munaraku või sellest valmistatud inimloote ülekandmise eest naisele, kelle kohta on teada, et ta kavatseb sellest arenenud lapse pärast sündi ära anda, karistatakse rahalise karistusega. Aga kui seda äri tehakse välismaal, siis koha peal propageerida pole nagu kuidagi tabu või kummaline, et nii ilus, mõnel ei ole üldse isasid ja siis need lapsed on nii kurvad oma üksikemadega, aga näe, neil siin on 2 isa. Aga mina, kuna ma jälgin igasugu välismeediat ka, tõenäosus, jah, ma olen kursis, et heteropaaride seas ka esineb sellist pedofiilia värki, teame ise siin neid hobifotograafe ja muid nähtusi, aga tõenäosus, et geipaaridel on mingeid selliseid kaldavusi, et kui juba see selline moraalikompass on kuidagi läinud lappesse, siis suure tõenäosusega ta läheb veel rohkem. Ja selles plaanis propageerida ja esitleda millegi väga-väga fantastilisena geipaare, kes endale lapsi ostavad, ma arvan, et see on osa meie ühiskonna lammutamisest. Sest need lapsed, kes kasvavad sellises koosluses, isegi kui seal ei ole mingeid süngeid asju, on lihtsalt 2 issit, ma arvan, et see inimese identiteedi seisukohast on midagi väga-väga jama ja õõnestavat. Ja mingi periood oli, kogu aeg viskas ette reklaami munaraku doonoriks ja nüüd on jälle need reklaamid aktiveerunud. Suurim kink on anda elu, muidugi. Ja Kertu, sina ju räägid siin iive. Miks siis nüüd need 2 meest omavahel mitte kuidagi ei oleks saanud lapsi ja nüüd nad vähemalt sai 2 last iive. Aga see ei ole see, et ma toodame massiliselt, siis võiks, ma ei tea, kondoomide müügi ära keelustada, siis võiks siin abordid täiesti ära keelustada, isegi vägistamiste puhul ei mingit aborti, meil on iive teha. Mingilt piirilt peame ikkagi kaaluma, et kas need lapsed, kes siis tulevad, on päris need, kes, kuidas ma ütlen, stiilis, kui on ikkagi nagu täiesti elust ja sellest sotsiaalselt aktsepteeritavast irdunud, näiteks kodutud saavad lapsi. Ma arvan, et see ei ole okei. See samune, mis ma just välja tõin, see ka ei ole okei. Ja kes nüüd tegi naistest sünnitusmasinad? Muidu olid need konservatiivid, kes kohtlesid naisi sünnitusmasinatena ja nüüd meil on raha. Ja see emakamasin sealt toodab meile selle lapse, keda meie tahame. Ja välismaalt on juhtumeid, kus lapsele osutub, selgub, et on mingi probleem ja siis need lapse vanemad, need siuksed kaubanduslikud lapse vanemad, nemad ei tahagi neid veaga lapsi ja siis need surrogaatemad on siuksed, mis teed, jätad endale või siis harrastad aborti. Ja siin hiljaaegu tuli veel korraks esile see sammune immiku tapmise lugu ja minu jaoks kolatis. Meil ei ole mitte ühtegi õigustust sellele naisele, mitte ühtegi minu jaoks. Kui Eestis oleks surmanuhtlus, siis hammas hamba vastu. Aga siis ma mõtlen, et kui meil käib kõva see eutanaasialobitöö ja maailmas on riike, kus lubatakse, vähemalt üks on, vabandust, ma praegu ütlesin riike, aga vähemalt üks riik, kus lubatakse tappa ka lapsi, sündinud lapsi, eutanaasia on ju midagi tervishoiuteenust, siis näete, üks sai kodus ise hakkama. Ta ei pidanud ära ootama, et meie seadusandlus jõuaks nii modernseks, et sa saad peale sündi otsustada, et ei taha. Või et abort on paha, ma valin eutanaasia, teeme pärast. Ja siis üks sai ise kodus hakkama ja nüüd siuke aplaava on ju. Aga et keegi kontekstist välja ei lõikaks, ma kordan igaks juhuks üle. Mina ütlen, et sellisel puhul peaks rakendatama surmanuhtlust. Kui sa inimesena oled valmis ära tapma oma lapse, siis ilmselgelt sa oled peast lihtsalt nii retsistunud, et ühiskonnas sellistel inimestel kohta mina ütlen, et mis rehabiliteerimine. Ei. Ja ma võin kõlada väga julmalt, aga ma lihtsalt väljendan, kuidas mina seda näen. Ja see samune, kuidas geid saavad geideks hoopis traumade tagajärjel, mitte see, et oi jumalal midagi läks nässu, bioloogiana, vingerpussid. Üks kliiniline psühhiaater hiljaaegu ka tunnistas, kuidas tal üks meesterahvas käis vastuvõttudel ja see, et ta gei oli täisjärguline, räägiti muudel teemadel. Ja siis lõpuks muuseas tuli joonistus välja, et teda oli siis lapsena väga räigelt ära koheldud, väärkoheldud siis. Ja kui sa hakkad
meil siin praegu üks hästi propageeritud gei, kes nüüd naisega abiellus, samamoodi seal taustal on väärkohtlemise lugu ja need väärkohtlemismustrid kipuvad korduma. Noh, ja siis anda sellistele veel väiksed lapsed, kellega neil ei ole nii tugevat seost, sest nad ei ole need lapsed saanud loomulikul teel, et mees ja naine, armastuse akt, tuleb laps. Ei. Nii et, ja sihilik nõrgestamine, mis ma oskan öelda. Sellise moraali peale surumine, kaunistamine, ilustamine, normaliseerimine, mina ütlen, et see on meie ühiskonna nõrgestamine. Ja jõuan oma sellise teile tuttava sõnani, okupatsioon. Okupatsioon on võõra riigi territooriumi oma võimule allutamine ja selle oma valduses hoidmine ning seal enese võimu kindlustamine. Ja mina siis niimoodi mõtte jätkuna kindlustada oma võimu väga hea on, kui see piirkond on nõrgestatud. Nii et jah. Siin ei ole mitte midagi juhuslikku. Ja vaenlane on mujal. Ei, see liitlasväelased on meil on vaenlane mujal, mitte sees. Maaleht Delfi 7. november. Kogu maja rappus. Peipsiääre valla elanikud ehmusid ootamatute kõmakate peale. Neljapäeval, 7. novembril, raputas Peipsiääre valda 2 kõva kõmakat, mis panid mitmel pool majade aknad värisema ja nõud klirisema. Tõruvere külast teatati, et maa värisenud hetkeks ning kuulda olnud 2 tugevat pauku. Olin parasjagu õues, kui 2 kõmakat käis. Ümberringi kõik värises ja veidi aega oli õrnalt mingit imelikku lõhna tunda, meenutab elanik. Kõrvekülas ka suured majaaknad värisesid. Suht õudne tunne tekkis, kirjeldab teine kohalik. Kolkel rappus ka kogu maja ja kappides nõud klirisesid, lisab 3. Sarnaseid kommentaare tuli ka Alatskivi, Kallaste ja Väljaküla elanikelt. Tuleb välja, et tegu oli liitlaste lennuharjutustega Eesti õhuruumis. NATO treeninglennud kestavad 9. novembrini. Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealhulgas madallende. Balti riikides paiknevad NATO õhuturbe lennuvahendid, selgitas õhuvägi. Treeninglendude käigus võib toimuda ülehelikiirusel lende, mis toimuvad koordineeritult tsiviillennu juhtimise teenistusega ning selleks ette nähtud lennukõrgustel. Lennud on planeeritud ajavahemikku 3.–9. november kell 10–22. Madallennud toimuvad mitte madalamal kui 152 meetrit ehk 500 jalga. Seda on vaja täpsustada jalga, sest Eesti. Kuigi lennukid võivad mõnikord mööduda asulatest või üksikutest taludest, püütakse võimalusele asustatud alasid vältida. Ülehelikiirusel lendamisel tekib lööklaine, mille tagajärjel kostab ülehelipauk, mis võib sarnaneda suurtükile asuva plahvatusega. Kõik lennuharjutused viiakse läbi kooskõlas Eesti seadustega ning koostöös Transpordiameti ja Lennunliiklusteeninduse AS-iga. Julgeolek tagatud. Põhja-Atlandi nõukogu otsuse kohaselt valvavad NATO liikmesriikide õhujõud Eesti, Läti ja Leedu õhuruumi. Õhuturvet tagavad lennuvahendid baseeruvad Eestis Ämari lennubaasis ja Leedus Šiauliae lennubaasis. Treeninglennud ja nende elemendid on vajalikud selleks, et NATO lennuvahenditel oleks valmisolek õhuintsidentidele reageerimiseks. Madallennud toimuvad mitte madalamal, nii seda ma juba ütlesin. Ja artikli lõpus. Kuidas see lugu sind end tundma pani? Ja valikus on rõõmsana, üllatunult, targemalt, pettununa, kurvana, vihasena. Jah, sellised huvitavad jalused on siis tekkinud uudistele. Nii ja Facebookis Võru vald annab teada, et juba külas algavad sel reedel 10 päeva kestvad õppused. Ameerika Ühendriikide liitlasüksus korraldab 14.–23. novembrini Võru vallas juba külas taktikaharjutuse. Harjutusel osalevad jalaväeüksused jalaväe lahingmasinate toetusel ning see toimub Võru-Valga maanteest põhjas olevatel riigimaanteedel. Ohutuse tagamiseks on õppuse ala selle ajavahemikul kõrvaliste isikutele suletud, teede sissesõitudele on pandud infotahvlid. Harjutusel kasutatakse paukpadruneid kella 21-ni, suitsu ja valgusgranaate. Ja nüüd mul on küsimus, kaua selline valmistumine kestab? Ja see on selline nagu võidurelvastumine. Edasi, meil tööstus areneb, rohkem raha sisse. Meil juba ei ole selleks raha, mis toimub ja pöördeid keeratakse üha peale. Kaua see kestab? Ja kui siin ma olen kuulnud inimesi ütlemas, tuleks juba see sõda, ma üha vähem nagu, kuidas sa niimoodi ütled? Sest et selline asi, kui see läheb aina võimsamaks, siis me elamegi lahingväljal. See, et su maja
ei ole nagu sihtmärk, ta võib kogemata pihta saada, nagu ma siin saadetes olen ka välja toonud, et oli vist Palmise, kes ütles, et üks päev laseme nii mitu käinud ja siis järgmine päev ainult 2 kilomeetrit lendab see, ma pean silmas neid asju, mis lastakse üle peade, aga üks päev laseme nii kaugel, aga siis vaenlane võib olla meil tagalas ja saboteeris kukub niimoodi põmm maja peale. Vaenlane on juba eos süüdi, juba eos pestakse ennast puhtaks, ehk siis sõda, siis tulistataks meid, lastaks meie maju, aga ka praegu oleme väga suures ohus ja mida rohkem pöördeid peale keeratakse, seda suurem on see oht, aga peavoolumeedia ei räägi sellest poolest üldse. Ma imestan, et nendele inimestele sõna anti, mida nemad kogesid, sest siin koha peal MTÜ Meie Nursipalu saadab pressiteateid, need pressiteated on sellised nagu, ma ei tea, nagu rämpspost. Neid ei avaldata. Ja, aga raha saab, rahuneme kõik maha, sest raha saab. Võrumaa Arenduskeskuse Facebooki postitus ja ma meenutan oma mõttekäiku seoses igasuguste asjadega, mida öeldakse arendusareng, taandareng, arengupeetus, arengupettus. Nursipalu harjutusväljalt kostuva militaarmüra mõjude leevendamiseks saab 1. detsembrist 30. jaanuarini taas taotleda müratoetust. Meetme tutvustamiseks korraldab Võrumaa Arenduskeskus koostöös RKIK-iga infopäevad 18. novembril Nursi külakeskuses kell 18.00, 19. novembril Võru kultuurimajas Kannel kell 18.00, 20. novembril Tsooru rahvamajas kell 18.00. Nii et jah, uued aknad, palju õnne! Need ei leevenda vibratsiooni, õhu ja pinnase saastumist ja see hale protsent, kes sealt midagi saab, et siis veits edevamad aknad ette panna. See on lihtsalt mainekujunduspropaganda praegu. See ei ole kohalike heaolule mõeldes. Kui heldelt ikka neid kagunurga kannatajaid seal üle kullatakse. Ja hiljaaegu kahjuks 2 kilomeetri sisse jää ja ütles, et nad ei saanud eelmine kord mitte midagi. Ja siis on lootuskirja, et nüüd saavad või kui nad saavad. Ja tore, kui sa ei pea oma raha eest aeg-ajalt mingid remonttöid tegema, stiilis akneid vahetama. Aga kui sa elad sellise müra sees ja see müra ei ole veel see müra, mis neil on plaanis, kui MTÜ Meie Nursipalu ei oleks seisnud nii tugevalt, ei oleks ühendanud neid kohalikke toimuva vastu, meil tänasel päeval rapuks terve Võru linn ja kes tahab mõelda, Kertu et magamat töö võrdub peapõrutusega ja see on lihtsalt sellest, et sul on väike beebi, et sa niimoodi segast paned, on ju. See on reaalsus. Sest kui siin suuri pauke testiti, minu maja värises, pärast ehitati, ei ole olnud. Nii, ja siis kui tehti neid suuri laskmisi, juhuslikult nagu täitsa teise kandi inimesed kogesid seda müra ja vibratsiooni, kelle jaoks see tuli täitsa üllatusena ja kohalikele sai öelda, näete, midagi pole häda. Ma katsun nüüd rahuneda. Nii et, aga Kertu, saad kaitsevõime vastu või? Seni kuni harjutasidki meie omad, siis kohalikele see oli selline see oli asi, millega oli võimalik harjuda. Nüüd, kus asi on, esiteks, ta on läinud nii võimsaks ja plaan on minna veel võimsamaks, see plaan, mis neil praegu on, nad ei ole saanud seda teostada tänu MTÜ Meie Nursipalule. See on see plaan, mis nad esitasid. Ma arvan, et see sammune 21 000 hektarit, mis Palm ütles välja ERR-i eetris, see on ka veel selline, nii palju tihkame nagu ära mainida. Aga et võita Venemaa mitu ruutkilometrit Eestist peaks olema polügoon. Kas Eestist üldse piisab? Võib-olla terve Baltikum peaks olema polügoon. Kas see on kohalike kaitsevõime huvides või me oleme sõjatsooniks mõeldud kuskil niimoodi doonorriik, lüpsame tühjaks, kasutame niisuguse sõjatandrina. Koledad mõtted. Ja miks ma arvan veel, et see kaitsevõime ei ole meie kaitsevõime, meid lihtsalt kasutatakse selles äris kui niisuguseid magusaid ettekäändeid, sest et meil see on väga lihtne kütta üles seda idanaabri hirmu. Meie kaitsevõimet õõnestatakse, meie tegelikku kaitsevõimet õõnestatakse. Ja miks ma ütlen, et meie kaitsevõimet õõnestatakse? Kui õilsal eesmärgil korjatakse ära meie tsiviilkäibes olevaid relvi, relvalubasid, kas see on sellepärast, et muidu tapavad 11 ära ja eestlasi on niigi vähe ja peale väga ei sünni? Ma ei tea, kui keegi tahab kedagi maha lüüa. Võib-olla ma olen liiga palju vaadanud neid Hercule Poirot sarju. Ma olen algusest lõpuni kõik osad ära vaadanud ja mõndasid isegi korduvalt. Ja tänu sellele ma võib-olla keskmisest eestlasest tean rohkem viise, kuidas kedagi ära tappa. Mürgitamine, siis
noad on väga teema. Eestis põhimure tegelikult peaks olema noad. Tehke nugadega midagi, ma ei tea, kööginoad ka näpu pikkuseks või poomine, uputamine, mis seal kõik on. Okei, ma lähen väga koledaks kätte oma jutuga. Ühesõnaga, tulirelvade meie rahva käest ära korjamine ei ole meie kaitseks. See on meie kaitsevõime õõnestamine. Tuleb sõda, keegi ründab su kodu. Mis teed? Ma ei tea, jääd loodma nendele tolgustele, kes siia sisse on veetud või? Noh, väga lühinägelik. Ja sellise relvade ärakorjamisega mul on lihtsalt mitmed tuttavad andnud teada, et siuke jama on, et lihtsalt ei taheta pikendada see samune test, kus sa pead siis laskma, et tõestada, et sa oled üldse võimeline relva kasutama, see on tehtud järjest keerulisemaks ja üks ütles, et politseinikud isegi ei läbi seda. Ja siis, kui sa oledki selline, kujutame ette, et sa oled väga hea laskja, no ikka snaiper. Siin üks vandenõu muidugi oli see, et nad on sihilikult selle relva seal koha peal ka ära niimoodi saboteerinud, et see lasekski viltu, et sa ei saakski oma relvakest ja relvaluba. Okei, kujutame ette, et see on vale. Relv on väga täpne, sina pead olema lihtsalt siuke väga proff-laskja. Ikka üle mõistuse profim kui meie politseinikud, kui isegi nemad ei läbi seda niimoodi enam. Nii, psühhiaatri juurde minek maksad, politseis maksad riigilõivu, katselaskmisel 4 kuuli 75 €. Ja siis öeldakse sulle, et et kui sa ikka, kui see relv on sul sümboolse tähtsusega ja näiteks kingitud, pärandatud ja sa väga tahad seda relva hoida ja läbigi seda meie väga profidele mõeldud laskjad, sest kui venelane tuleb, me tahame, et iga su kuul jääks täppi, mitte nii, et sa lased ja äkki lased ühe mööda järgmisele pihta, sa pead kohe venelasele pihta saama. Sellepärast on meil viidud selle relvaloo saamine nii paganama keeruliseks. Nii et kui see ei olegi sellel tasemel, nagu meil tahetakse, et meie rahva oma kaitse siis oleks, et oma inimesed oleks lihtsalt nii professionaalid. Tahad, et sul oleks relv, ole siis väga tasemel. Kujutame ette, et siis inimene mõtleb, et okei, et ju ma ei olegi nii hea. Heakene küll, et siis sul on variant jätta see relv endale, aga kahjutuna. Ja siis nüüd ma mõtlen, et kas inimene, kes alles 5. lasul saab vaenlasele pihta, on nagu halvem variant kui see, kes on lihtsalt kahjutuks tehtud relvaga, et kaitsevõime. Nii et jah, mina ütlen, et see on õõnestamine ja kui meile öeldakse, et jah, aga mis te ikka siin, mis see lihtne inimene, kodu, ma ei tea, sa oled mingi koduperenaine või peremees oma kodus, oma majapidamises. Meil on 1000 viisi liitlasväelasi. Nemad kaitsevad, vaadake, kui palju me neile maksame. Nemad peavadki meid kaitsma. Sina rahulikult ela oma elu. Sa ei peagi oskama lasta, sest meil on kaitsevõime. Nii et see jutt võib olla nii mõnegi rahustab. Muidugi tegelikult küll, jah. Äkki ma ei tea, kodus keegi kogemata võtab, laseb. Inimesed, kes on relvad, nad teavad väga hästi, kui ohtlikud on relvad. Ja relvasid ei hoita kuskil X-kohtades või kättesaadavas kohas, et ma ei tea stiilist lapsed mängivad, mis see on? Oi, see teeb pauku. Ja siis et seda sellist pehmendust nüüd maha võtta, tulge Kagu-keskusesse, vaadake, milline see kaitsevõime välja näeb, millised on nende rühid, kuidas nad räägivad. Üks päev ma trehvasin kuulma, kuidas nad ajast mingit täiesti sousti, nagu see brainrot, mingid sõnad on, mida lapsed omavahel ütlevad, sellepärast, et see on ju see, praegu on see mingi 6-7, mida öeldakse muudkui. Mul vanem tütar tõi selle koolist koju, mina aru ei saa, mida see tähendab. Ja meil kodus on keelatud seda brainroti asja kasutada, aga ma olen trehvanud ikkagi kuulma ja siis ma olen teda korrale kutsunud. Igatahes need brainrot tüübid siis on need, kes Eestimaa nimel on valmis surema. Ma niimoodi ütlen nüüd väga halvasti. Nad on võib-olla okei, ma ei ütle tegelikult. Ja kui mina sellest räägin, siis ma olen ka just kui läänevastane, sest täna meil on lääs liitlane, vaenlane on idas ja ma olen seda nii palju korrutanud ja okei, ma ei hakka pikalt heietama. Ühesõnaga, ühel hetkel öeldakse, et sõjahirm ja siis me peame nüüd sõjahirmu leevendamiseks hoopis raha magama panema, teie raha, meie raha. Nii et oluline pole mitte hirm, sõda või rahu, vaid raha ja võim.
võim meie inimeste üle. Nii et jah. Ja siin käis läbi ka selline pealkiri, et ettevaatust lapsi mürgitatakse lääne vastase propagandaga, sest see samune täna lääs hea lääne kohta midagi halvasti ei öelda. Aga ERR näiteks tegi ka kuidagi niimoodi lääne propaganda suunal negatiivse artikli. Soovitan teil väga lugeda, ma mõned kohad toon siit ainult ise välja. 10. novembril pealkiri ERR-is BBC tegevuse kohta koostatud memo näitab laialdast kallutatust. Oi! Võib-olla te olete järgmised. Aga kes teeb ERR-ile seda kallutatuse kontrolli? Ma arvan, et inimesed pöörake pilk selle nii-öelda vandenõu teooriate meedia poole, sest tänasel päeval seal on rohkem tõde kui peavoolus. Ja väga tänuväärne, et ERR tihkas öelda, et BBC kallutatud, nii paha. Briti Ringhäälingu kompanii BBC uudistetoimetuse tegevuse kohta koostatud memo, mis viis pühapäeval BBC peadirektori uudistejuhi tagasiastumiseni, näitab meediamaja laiemaid probleeme erapooletuse hoidmisel, kui ainult USA tollase presidendi Donald Trumpi kõnest moonutatud pildi kujundamine selle kallutatud monteerimise abil. Endise ajakirjaniku ning kuni 2025. aasta juunini BBC toimetusjuhiste ja standardite nõukogu sõltumatu nõuniku Michael Prescotti koostatud raport paljastab rea intsidente, mis näitavad ilmselt kallutatust meediakanali reportaažides, vahendas Briti ajaleht The Telegraph. Memos on suurimat tähelepanu saanud see, kuidas BBC uudiste magasin Panorama moonutas Trumpi kõnet, et see näiks ekslikult olevat otsene üleskutse vägivallale päeval, mil tema toetajad tungisid 2021. aasta 6. jaanuaril USA kongressi hoonesse. Memos väljendas ta muret ka selle üle, kuidas LGBT+ kogukonda toetavate reporterite grupp tsenseeris soo muutmise teemalise debati kajastust ja tõi esile, kuidas BBC enda faktikontrolli teenus Verify koostas sisuliselt valeväiteid kajastava raporti, milles öeldi, et autokindlustusandjad tegutsesid rassistlikult. Oi, faktikontroll, valeväidetega raport. No puede ser, pole võimalik. Aga õigus ja faktikontroll, meil on ka ju see ja me teame, millega nad tegelevad, et täitsa võimalik. Nii, siin on tegelikult see artikkel päris pikk. Siin räägib ka sellest, kuidas Gaza ja Iisraeli teemat on siis kallutatult kajastatud ja ühesõnaga ma soovitan teil lugeda seda artiklit tegelikult ise ja täismahus, sest et kui see niimoodi mõttega läbi lugeda, siis te saate aru, et asi käib päris peenelt ja huvitav, et see üldse välja tuli, sest kui asju nii peenelt aetakse, siis ja ma arvan, et see tuli välja ainult tänu sellele, et on inimesi, kes soovivad päriselt teada, mis toimub. Soovivad teada, mis toimub päriselt. Ja vot, siin üks lõik on veel oluline. Prescott tõi esile, et BBC-s töötavad LGBTQ spetsialistid tegutsesid toimetuses tema hinnangul nagu tsensurid. Rasked küsimused soo muutmise teemal jäeti kajastamata, samas kui ükspoolseid ja positiivseid lugusid transkogemustest avaldati regulaarselt. Nii et jah, ei midagi üllatavat. Ja selline läänevastane propaganda ERR-is avaldati. Aitäh, ERR! Ja meie ühiskonna kõige suuremaid siukseid baasprobleeme ongi see, mis toimub meie meedias. Sest kui meedia oleks aus, oleks see neljas võim, siis kõik see pahandus oleks ju pidevalt pinnale toodud, esile toodud. Kuulge, see tegi seda, too tegi toda. Tänasel päeval tuuakse esile ainult neid, kes võib-olla süsteemis eneses sees, eliidis eneses sees on läinud kuidagi rappa või neid kuidagi üritatakse näidata, et vaadake, see siin veitsakas vastu, tegime ära talle. Ma ei tea, mis värgid seal masinavärgis täpselt toimuvad, aga need kõige suuremad sigadused, need hoitakse ilusti vaiba all. Aga meil on meedia, ajakirjandus. Nii et ja need, kes, ma tõin esile, et vandenõuteooriaid jagavate inimeste seas, kui te kuulate neid, siis seal on omajagu täitsa janti. Ja mul on nüüd selline kogemus, kus üks nii-öelda vandenõuteooriaid rääkiv inimene, need ei olegi lõpuks teooriad, kui need reaalselt ju aset leiavad, levitaski täielikke teooriaid, ma ütleks isegi luulusid. Stiilis, et
meie, kes me siin ajame seda asja niimoodi oma tasku pealt ja annetuste pinnal, me oleme tegelikult jõukad. Me mängime maakaid, et sulanduda ja olla justkui osa nendest päris inimestest, siis üks asi minu jaoks nagu ületas, ma ei puutukski seda teemat, aga mingist piirist oli minu jaoks selline, et oota, mida? Kas päriselt saab nagu nii segast panna või? Seal oli teema, kuidas siis minu vanemad toodi mingite laste ohverdamisteema sisse. Et kõigepealt toodi mind sinna kuidagi mätsiti ja ma ise olen näinud nendest saadetest ainult lõigukesi, sest ma ei suuda järjest vaadata see süngus, mis selles inimeses on, see jääb mul lihtsalt iiveldama, seest keerama. Ma tunnen, et see on midagi, mis vaatajaid võibki tõmmata mingisse musta auku. Ja jah, ühesõnaga laste ohverdamised ja et siis ma mõtlen küll, et kui sulle mitte mingit informatsiooni ja sa lihtsalt mõtled asju välja. Ma saan aru, et kui sul on faktid ja siis sa nende pinnalt võid nagu oletada ja siis sa ütled ka, aga võib-olla või ma näen siin seda seost või mis iganes. Aga kui sul juba info, mida sa avaldad stiilis, et meil on peres 4 last, ema teadis, et 2 last on ja kuidas Rogosi mõisast tulevad Võru linna tunnelid ja mingit siukest iba suust välja jääda, siis mina mõtlen küll, et see on isegi asi, mida on alust minna kohtusse sellise laimu levitamise eest ja väga lihtne on seda kui ümber lükata. Ma ei tea, minge vaadake seda mõisa. Ma olen aastaid seal mõisas olnud, ma käisin koolis seal isegi. Ei ole mitte mingit tunneleid. Ja selle pealt on siuke tunne, et kuskilt maalt, see ei ole isegi nii halb, et hea. See on nii halb, et see jõuab sealt heast nagu naljakas, üks on nagu nii lollakas, jõuab sinna, kus see on lihtsalt võigas. Ja mõtledki, et essi ei tasu näppida, läheb veel hullemini haisema. Nüüd ma tunnen, et ma näppisin, nii et järgmine kord tõmbab äkki mulle kaarte ja võib-olla mõtleb mingi veel hullema loo välja. Ma ei kujuta ette, et me sööme siin kodus lapsi või see on minu jaoks see koht, kus on inimesed, kes levitavad neid vandenõujutte selleks, et me näeks mängu läbi. Stiilis chemtrailid, see on vandenõuteooria, aga ometigi vaadake viimast Tucker Carlsoni videot ja intervjuud. See on päris. See on päris teema, et meid mürgitatakse taevatriipude kaudu. Mis meil veel, COVID. See, kui palju inimesi on ära surnud peale seda, ei tohi isegi esitada küsimust, kui siin lapsed ka, mitte isegi andse COVID-i vaktsineerimisega, aga ka see, kuidas meil üldse inimesi mürgitatakse sünnist saati. Mingid diagnoosid, haigused, noored surevad, inimesed, kes äkitselt saavad mingid vähid kasvajad. Miks ei esitata küsimust, kas vaktsineeritud, millega ja pilt on selge, mis toimub. Terved inimesed ei saa nii massiliselt käia läbi sellist põrgut, nagu meil maa peal praegu toimub, aga see käibki läbi farma. Ja see on see jutt, mida räägivad need nii-öelda vandenõuteoreetikud on ju. Ja siis ongi täiesti nagu kurvaks tegev, et meie selle jutu kõrval, kus on faktid, on keegi, kes mõtleb asju välja ja see on väga lihtne öelda, kui see on ka mingi vandenõuteoreetik seal on ju ja ta räägib täielikku luulu. Ja me siin omavahel arutledes oleme jõudnud ka sinna, et kas ta ei ole mitte osa sellest süsteemist ise. Ta ütleb, et meie oleme siis mingid hästi rahakad ja üritame manipuleerida ja rahvast endaga kaasa tõmmata, mängides vaeseid ja maakaid on ja. Kas tema ise ei ole mitte osa mingist skeemist? Et meid maha tõmmata? Ma ei tea. Ja see on praegu minu oletus ja võib-olla ma olen ka vahepeal nagu liiga paranoiline ja mõtlen, et kus see seos on. Milleks midagi sellist teha? Aga jah, las ta om. Ja ma soovitan teil jälgida vandenõuteooriaid, vandenõusid jagavaid inimesi ka samamoodi kriitilise pilguga. Ja see on asi, mida ma ütlesin tegelikult juba tükk aega tagasi, et nende viis säilitada oma võimu, nad peavad olema kogu aeg sammu ees. Ja selleks, et säilitada võimu, nad peavad minema nii-öelda konservatiivide ridadesse sisse ennetavalt, sest äkki konservatiivid võidavad. Nad peavad olema vandenõu teooriaid jagavate inimeste ridades sees, sest et meie poole vaadatakse järjest rohkem, sest peavoolumeedia valed järjest enam ise avalduvad, et näete, ei olegi Venemaa põlvili kukkunud. Miks? Kas valetati äkki või? Äkki need sõjaeksperdid ei olegi eksperdid, vaid tellimuslaulikud? Ma ei tea. Igastahes jah. Ja üks vandenõuteooria, mis on ka siuke, et ei ole kodanikupalk. See ju on kodanikupalk.
mis maailmas see võimalik on, kuidas see süsteem toimiks, see on mingi loll jutt ju, kodanikupalka ei saa olemas olla. See on mingi vandenõuteoreetikud jälle ajavad mingit umbluud. Ja on ka inimesi, kes minu jaoks muidu on targad inimesed ja no kodanikupalk, see on ju hea, mõtle, sa pead tööl käima. Siis ma mõtlen, et okei, et mõtle rahulikult seda asja veel natukene, nagu mine natuke sügavamale selle mõttega, mis sealt vastu vaatab. Ja vandenõu. Elvis Brauer jagas päris head materjali cv.ee lehelt küsitlus. Küsimus 6. Kas toetad ideed, et riik maksaks igale inimesele kodanikupalka sõltumata tema tööst või ametist? Ja siis täpsustus. Kodanikupalk on riigi poolt kõigile makstav kindel igakuine sissetulek, mille eesmärk on tagada baaselatustase ja majanduslik turvatunne. Vastused jah, ei oska öelda, olen neutraalne. Vaadake silma meie valitsusliikmetele, meie omavalitsusjuhtidele ja vaadake, kas seal on seda sellist, ma varasemalt oleks öelnud ema Teresat, aga kuna see lugu on ka üks must, siis ma ei ütle ema Teresat, ma ütlen lihtsalt, kas seal on inimest veel, kes mõtleks, et meil on liiga palju vaeseid. Absoluutses vaesuses elab üha rohkem inimesi. Meil elavad väiksed lapsed hallituses, saavad seetõttu astmat ja nii edasi. Seal ei ole seda inimkvaliteeti. Küsimus number 7. Kui Eestis kehtestataks kodanikupalk, kas käiksid tööl edasi? Jah, ei oska öelda. Ja siin ka täpsustus kodanikupalk ehk riigi poolt kõigile makstav kindel miinimum sissetulek. 8. küsimus. Kui suur peaks olema kodanikupalk, et oleksid valmis oma praegusest tööst loobuma? Ja see on siis neto 500, 500 kuni 1000, 1000 kuni 1500, 1500 kuni 2000, 2000 kuni 2500, rohkem kui 2500 ja on ka vastuse variant, ei oska öelda. Nii et jah, kui midagi on tasuta, siis suure tõenäosusega oled see toode sina, millega kaubeldakse. Ja nüüd kujutage seda düstoopiat ette, kus mitte keegi ei käi tööl. See kodanikupalga teema, see ei ole mingi heaolu ühiskonna upgrade imine, et nüüd teeme heaolu ühiskonna veel paremaks. Ei ole nii, et meil võeti isegi töötutoetused ära, kui sa 3 aasta jooksul pole 2 kord töötanud on ja siis sa pead mingid toimetuleku toetuse avalduse esitama. Ja siis nüüd tuuakse niimoodi, rullitakse vaip lahti. Aga lihtsalt kodanikupalk, sa ei pea avaldusi esitama, sa ei pea tööl käima üldse. Kodanikupalk lihtsalt selle eest, et sa oleks kodanik. Ja siis lihtsalt nagu vaadake Hiina poole, sotsiaalse krediidisüsteem, totaalne jälgimisühiskond ja üks viis ka näha, mis toimub, on vaadata, mis toimub loomadega. Kiibistati loomi, nüüd kiibistatakse inimesi ja ma ei pea silmas neid vaktsiinkiipe, sest see on liiga hullu. Aga siin, ma olen toonud ka seda näidet, Ingeril pandi käe sisse kiip, sest ta, ma ei tea, kaotus kogu vist koduvõtmeid ära. Ma ei tea, mis probleem oli. Aga pandi kiip, on ju. Ja siis järgmisena see on midagi, et pangakaart ebamugav, ja saad maksta selle viipega ja siis selle viipega see tehnoloogia on olemas, et vaadata, kas sa ikka vaktsineeritud oled juhuslikult. Ja kõigepealt said loomad kiibid, siis meie steriliseeritakse loomid, nad liialt ei paljuneks, on ju. Ja siis steriliseeritakse meid. Läbi kogu selle pillimajanduse, läbi nende samuste vaktsiinide, kui vaadata statistikat, kui palju oli nürisünnitusi naiste seas, kes tegid COVID-vaktsiini. See samune HPV vaktsineerimine ja see on alles soojendus järgmises saates. Peakski vist panema Vabaduse häälala pealkiri vandenõud. Tolleks saateks on materjal koos, nii et nüüd nädal aega ma püüan mitte midagi kirja panna, et mul ei oleks jälle materjali liiga palju. Nüüd ega 4 lehte välja lihtsalt ei mahtunud ära. Ja nüüd see samune sigade hukkamine, sest katk tuleb meile mingi kole katk. Ma ei tea. Arvate, et meid ei gaasitata või eutaneerita. Ja päris kole ju niimoodi mõelda või mis. Nii et see on minu silmis üks suur lõks. See kodanikupalga heaolu ja teie asi inimestena võtta vastutus oma elu ja heaolu eest. Kui keegi toob hõbekandikul ja siukse meelena äratusega teile lahenduse. See on nii hea. Siis jah.
ja vist on hea lugeda mingid siuksed müügivõtete raamatud läbi, sest mul hiljaaegu oli kogemus, kus keegi kirjutas, Kertu, sina oled ju nii tark ja sa ei ole ju mingi rumal stiilis siukse kirja, et mul on sulle üks idee. Ja siis ta kirjutas, et sa tundud nagu sa oleks selline, mitte selline, siis ma vastasin, sa tundud nagu sa tahaks mulle midagi müüa. ja, müük on ja. ja siis ma ütlesin, et ma olin siuke leige, sest kui keegi üritab räägib mulle finantsvabadusest ja passiivtulust, siis mul on juba andurid püsti. Sest ma olen selles kohas ära käinud, kus ka kujutad, et nii hea asi ja siis määrid seda teistele pähe ja siis mingid vaatad, et kuram, et see on jumala skeem ju. Ja tänu sellele kogemusele ma näen skeeme ka paremini läbi, nii et inimesed, kui te olete mingist kohast läbi käinud, mis on pärast mõtlete, et appi kui loll ma olin, siis palju õnne, täna olete targemad ja ma arvan, et see on inimeseks olemise üks osa, saada targemaks ja mitte iseennast ära tühistada oma kõigi nende ämbrite peale. Ja see oli nii naljakas, kuidas ta ütles mulle, et ega jah, et saatis häälsõnumi, ega finantsvabadus ja isegi raha, see ei olegi kõigile ette nähtud. Et ütle jah, kui sa oled huvitatud ja kui sa ei ole huvitatud, siis ütle ei lihtsalt, sest jah, finantsvabadus ja raha, see ei olegi kõigile ette nähtud. Et sinu valik vaata, kas sa tahad raha või ei taha. Ja siis ma saatsin sõbrannadele edasi, siis me itsitasime koos, siis üks ütles, et see on täpselt nagu sealt mingist müügitööpikust. Nii et meil lihtsatel inimestel, kes me saame aru, et tuleb mingi Alžeeria number, see vist ei ole keegi tuttav, kes tahab rääkida ilmast ja maast. Et need asjad jah näeme läbi, aga kui meie omavalitsused teevad mingeid ilusaid asju, siis ma arvan, et oleks hea osata läbi näha neid ilusaid asju. Nii et hoidke oma meeled teravad. Ja ma väga soovitan, ma hiljaaegu hakkasin lugema ühte võrukeelset raamatut ja see läheb nii aeglaselt ja kuna ma olen harjunud kiiresti lugema, ma olen siuke infoneelaja, siis ja mitte svammina, vahepeal on ka see svammi tunne nagu mingi asja, kas või see Charlie Kirki surm, mis nad tegid, nüüd vaikselt on nagu filter tööle hakanud selle svammi asemel, siis ma olen selle svammi tühjaks pigistanud ja lasknud infofiltrist läbi. Soovitan Candace Owensi saateid vaadata niimoodi sel teemal, mis seal päriselt nagu toimub ja kui kahtlane see asi on ja kui palju on küsimusi ja kui vähe on selle nii-öelda õige poole pealt vastuseid. Pigem tulevad vastused sinu enda seest esile, kui sa pimesi ei usu kumbagi poolt. Ja siis paned seal filtri tule, lased sealt info läbi, siis selge. Ja selle võrukeelse raamatu lugemisega ongi see, et ma tunnen, kuidas ma olen aeglasemalt ja ma olen rohkem kohal ja seda esineb ka siis, kui ma olen hullult väsinud. Või stiilis jõuangi õhtul ainult 2 lehte lugeda ja ma olen seda näidet teile toonud ka, et kuidas siis need 2 lehte hakkavad veel suuremaks enda sees kasvama, sest seda infot ainult 2 lehe jagu. Magama minnes siis oma mõtteid niimoodi veeretades. Ja siis see võrukeeles lugemine, ma olen tuttavatele ka seda raamatut soovitanud. Ja nad ütlevad, võrukeeles, et see on nii raske lugeda. Mina soovitan lugeda, sest see üks asi on see pusida võrukeelt rääkida, see suus olevad lihased, kuidas siis toimetavad, et neid sõnu välja öelda, kuidas aju töötab, sest mul on vahepeal niimoodi, et tahad öelda mingit sõna ja mul ei ole seda võrukeelset vastet või ma ei oska seda käänata ja ma pean peas kogu selle lause ümber ehitama, et ma saaks selle asendada millegagi. Et see ajutegevusele ma tunnen, et on väga toitav ja see lugemine võrukeeles, see ka töötab mu sees kuidagi teistmoodi ja see on väga huvitav. Et isegi kui ma loen ingliskeelset materjali, siis seal ei ole seda tunnet, seal on kuidagi nagu pehme, aga võrukeeles on see selline mul praegu tuli tamm lihtsalt silme ette nagu siuke tugev, haraline tamm, sest see keel on siuke kuidagi sakilisem oma sõnade ja häälduste poolest, inglise keel on nagu ümaram. Aga jah, sai sääne pikem saada ja miks otsusti, et ma lõpun kõnele võro keelen, et olles sääne nagu rituaali või rituaal ka ole üle nii hää sõna, sest rituaalid ütles ka väga ilotuid, õudsid. Aga sääne sai sest tämpene vabahvuse helü, aituma kullamast ja järgmitse kõrrani.
saade on salvestatud 2025. aastal.